See on muster, mis kordub ikka ja jälle. Iraani vastu ähvardatakse suure rünnakuga. Siis USA taganeb ja naaseb läbirääkimiste laua taha. President Donald Trump ütleb, et esmaspäeval algavad Iraaniga kõnelused Hormuzi väina taasavamise lepingu üle. Pärast seda, kui Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Katar palusid tal uutest rünnakutest hoiduda. Kuid Teheran lükkab avalikult tagasi väited, et kokkulepe on lähedal ning USA juht hoiatab, et sõjaline võimalus on endiselt laual. Jällegi, samal ajal arutab Iraan Ormaaniga Hormuzi väina lepet. Rohkem sellest raportis, mille on koostanud Al-Julia Papagalova. Suuremahuline USA rünnak Iraani vastu oli valmis alustamiseks, siis president Donald Trumpi sõnul palusid Washingtoni Pärsia lahe liitlased tal peatuda. Saudi Araabia palus mul seda teha. Araabia Ühendemiraadid ja Katar palus samuti ja Iraan palus samuti. Olime just sel ajal praegu valmis alustama ja oleks toimunud massiivne rünnak. Trump ütleb, et planeeritud operatsioon oleks olnud suurim rünnak pärast teist maailmasõda, kuid pärast vestlust Pärsia lahe riikide juhtidega, eriti Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga, otsustas ta diplomaatiale veel ühe võimaluse anda. Nüüd oodatakse, et läbirääkimised algavad esmaspäeva pärastlõunal. Esimene eesmärk on taas avada Hormuzi väin, kus Iraan on sõja ajal korduvalt rünnanud või piiranud laevaliiklust. No, nüüd me peame nendega läbirääkimisi. Aga juba praegu on erinevaid versioone selle kohta, mida kokkulepe võiks sisaldada. Trump viitas, et üks kokkulepe võiks käsitleda nii Hormuzi kui ka Iraani tuumades armeerimist. Islamivabariik aga väidab, et Hormuz ei hakka enam kunagi toimima nii nagu enne sõda ja keeldub oma tuumaprogrammi arutamast. Lihtsalt vaata, kuidas see lõpeb. Me oleme valmis tegutsema, millal iganes tahame. Kas ma eelistaksin kokkulepet sõlmida? Ma ei taha inimesi tappa. Iisraeli jaoks tekitab see järsk muutus samuti küsimusi. Väidetavalt pidi Iisrael rünnakus osalema. Kuid ütles USA-le, et kui see ei kahjusta oluliselt Iraani režiimi, pole sellel mõtet. Läbirääkimised võisid sõjalise tegevuse esialgu päevakorrast maha võtta, kuid kuna kokkulepet veel pole ja Hormuzi ning Iraani tuumaprogrammi osas on sügavad erimeelsused, püsib uue eskalatsiooni oht. Ja teemast lähemalt on mul hea meel tervitada stuudios reservis olevat kindralmajorit Eitan Tangarti, kes on olnud 3 kaitseministri sõjaline sekretär ja endine valitsuse tegevuse koordinaator Palestiina aladel Iisraeli kaitseväes. Meie vanem Lähis-Ida korrespondent Ariel O. Oseran ja julgeolekuekspert Jonathan Regev. Milline paneel? Aitäh, härrased! Hindan, et olete siin. Soovin alustada Ameerika Ühendriikide strateegiast, Eitan. Heitlikud ähvardused, tsivilisatsioonide hävitamine, vandumine ja karjumine, rünnakud on peatsed ja siis viimasel hetkel taganemine. Mida te sellest arvate? Kui kaua see veel kesta saab? Sellistes oludes see edasi-tagasi käimine, hoiatamine, väga kõrge valmisoleku seisund ja Ameerika Ühendriikide kodanike palumine piirkonnast lahkuda. Minu arvates on ainult üks suund. See tähendab, et Ameerika Ühendriigid soovivad mängu lõpetada, mida tähendab peaaegu piirkonna lahendamine, ütleme transporti sisse ja välja, ning tulevikus see tähendab ülemaailmse energiaprobleemi lahendamist, mille põhjustas Iraan. Teiseks, Iisrael ei ole veel samas kohas. See on juba alanud. Mida tähendab see, et Iisrael ei ole Donald Trumpi kahetsusväärsete otsuste partner. Ja mis on sellele kohene reaktsioon, et tuumaraketid on praegu arutelust kaugel? Mis on siis minu hinnang? Meil saab olema tulemist ja minemist, lõpuks leiame mingisuguse lahenduse. See ei anna Ameerika Ühendriikidele tulevikuks tugevat tagatuult, sest paljud riigid selles piirkonnas ja ka mujal maailmas jälgivad sellist poliitikat.
see ei anna positiivseid punkte. Ja Ariel, Iraan ütleb, et isegi läbirääkimisi ei toimu, lükates täielikult tagasi selle, mida USA president ütleb. Kuid me teame, et Iraan ja Omaan räägivad mingitest sammudest Hormusi väinas. Mis on kõige värskem info? Jah, Iraan püüab tugevdada oma kontrolli Hormusi väina üle ja peab läbirääkimisi Omaaniga. Seni need läbirääkimised on jäänud toppama, sest Omaan keeldub lubamast Iraanil võtta täieliku kontrolli väina üle. Sama on ka Ameerika Ühendriikidega. Omaan on pakkunud välja alternatiivse lõunapoolse marsruudi, mis võimaldab väina läbida soovivatel laevadel siseneda marsruudile, mis on lähemal Omaanile. See on miski, mida Iraan oma arvates ei saa lubada. Miks? Sest kui laevad liiguvad tema territooriumist kaugel, siis ta ei saa neid ähvardada. Ja siis ei ole tal väina üle tõhusat kontrolli. Nii et Iraan püüab siin saavutada seda, et oleks ainult üks marsruut ja see marsruut kulgeks mööda tema rannikuala. Isegi kui ta neid laevu ei ründa, jääb oht alles. Nii et Iraani jaoks ei oodata selle üle läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, vaid minnakse otse Omaanisse. Põhjus, miks Omaan pole seda seni lubanud, on see, et president Trump on ähvardanud ka Omaani hävitada. Seega on väga võimalik, et Omaan jälgib seda ja on valmis selle riski võtma, sest ta ei taha iraanlasi vihastada. Omaan jätkab oma lepituspoliitikat. Ja me võime sattuda olukorda, kus Iraan ja Omaan jõuavad kokkuleppele, et Iraan saab väina täieliku kontrolli ilma USA osaluseta. See oleks tõesti jahmatav ja me teame, et Jonathan Regev, Donald Trump ütles oma viimases postituses Truth Socialis, et Iraani juhtkond on olnud uskumatult kahepalgelised. Ta ütles, et nad olid palunud kohtumist ja lähitulevikus on plaanis veel arutelusid. Seda jälgitakse Iisraelis väga tähelepanelikult. Iisraeli ei mõjuta otse Hormusi väin, kuid teda mõjutavad kindlasti need korduvad taktikad, mis viitavad sellele, et Iraani režiimi vastu on peatselt rünnakud tulemas. Võimalik, et Iisrael võib olla kaasatud ja siis minnakse taas läbirääkimiste laua taha tagasi selle väga puuduliku vastastikuse mõistmise memorandumini. Ja proovime lihtsalt mõista, mis Iisraelis möödunud nädalavahetusel juhtus. See algas reedel, kui olukord hakkas pingestuma ja tundus, et asjad võivad kuumeneda ning hõrmata ka Iisraeli. Jällegi tuhanded iisraelased kas tühistasid või arvasid, et on aeg oma puhkused tühistada just kooli suvevaheaja kõrghetkel, sest nad mäletavad, et eelmisel 2 korral iisraellased jäid välismaale lõksu ega saanud koju tagasi tulla. See on üks probleem. Kogu õhutõrjesüsteem pandi maksimaalsesse valmisolekusse, võib-olla isegi reservväelasi kaasates ja kõik süsteemid viidi maksimaalsele valmisolekule. See on midagi, mis maksab raha. See on kallis. See on kulukas. See tekitab palju stressi juba niigi, minu arvates ülekoormatud ühiskonnale. Ja siis ärkavad nad pühapäeva hommikul üles ja saavad aru, et seekord mitte. Võib-olla nädala pärast, võib-olla 2 nädala pärast. Eks näis, mis saab, nagu president ütleb. Nii et see on väga stressirohke. Iisrael ei pruugi olla otseselt seotud, kuid on otseselt mõjutatud. Ja kõik hinnangud seekord olid, et Iisrael osaleb selles kampaanias ühel või teisel viisil. See edasi-tagasi asi võtab väga rängalt läbi. Kui me võrdleme Iisraeli elanikkonda Ameerika omaga, siis loomulikult. Ameerika Ühendriikades on teatud mõju, kui nad näevad oma presidenti kord jah, siis ei, siis jälle ei ütlemas. Siin on mõju kohene. Inimesed lihtsalt tühistavad oma plaanid. Nad ei tea, mida teha. Ja ausalt öeldes ma ei usu, et see muutub lähikuudel, vähemalt kuni vahevalimisteni. Ja meenutagem veel midagi. Umbes nädal enne vahevalimisi toimuvad siin valimised. Nii et näeme, mis saab. Palju huvitavaid tähtaegu nii Ameerika Ühendriikides kui ka Iisraelis. Härrased, jääge meiega. Praegu on aga veel palju arutada. Soovin kaasata veel ühe arvamuse. Mul on hea meel tervitada Erik Mandelit, Middle East Political Information Networki asutajat ja juhti ning ajakirja Jerusalem Report julgeoleku vanemtoimetajat. Ta liitub meiega nüüd Floridast. Suur tänu teie aja eest. Paljud selles piirkonnas on viimaste arengute tõttu jahmunud. Oleme siin stuudios arutanud, et sõjalised sammud olid kohe-kohe tulemas, kuni ilmselt Saudi Araabia helistas, nagu ka Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Ja Iraan avaldas samuti oma vastuseisu. Ja Donald Trump kuulas.
mis on teie arvamus esmapilgul? Kas see kõik juhtuski nii? Kõigepealt suur tänu, et olete siin ja et mind saatesse kutsusite. Mõnikord tundub, et me kõik oleme nagu mängijad selles Iraani versioonis filmist Lõputu küünlapäev, kus president liigub peaaegu iga päev diplomaatia ja eskalatsiooni ohtude vahel. Iraani revolutsiooniline kaardivägi usub, et president soovib meeleheitlikult diplomaatilist kokkulepet. Seega on tänane pärastlõunane arutelu diplomaatiline algatus, mis ei toimu otse Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel ümberpakendatud vastastikuse mõistmise memorandum. Erinevus seisneb selles, et minu arvates ütlevad Katari esindajad Trumpile, et ta aksepteeriks kokkulepet, mis on lähemal iraanlaste tõlgendusele Hormusi käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi osas. Ja siis saab president seda nimetada võiduks. Seda ütles artikkel Katari kontrollitavas Al Jazeera meedias. Seal öeldi, et USA peaks laskma vastastikuse mõistmise memorandumi 5. artiklil oma soodu kulgeda, lastes Omanil ja Iraanil otsustada Hormusi kontrolli üle. Ja seal öeldi tegelikult, et tuumaleppe võib unustada. See on parim, mida ameeriklased praegu saada võivad. Kui president Trump ähvardab eskaleerimisega, usub režiim, et ta kavatseb hoopis deeskaleerida, sest just nii on ta iga kord seni käitunud. Nii et reedel ütles ta, tsitaat. Teate, mingil hetkel nad ütlevad, et me lihtsalt ei suuda enam taluda. Ma ei usu, et iraanlased nii mõtlevad. Iraanil on lihtne poliitika. Nende strateegia on tõsta nafta hinda, Ameerika vägesid kaasata, kui toimub sõjaline tegevus ja laiendada Pärsia lahes sihtmärkide ringi, et hirmutada laheriike. Ja nad loodavad presidendi peale. Mitte ähvardada sellega, mida Iraani revolutsiooniline kaardivägi kõige rohkem kardab. See tähendab Iraani opositsiooni toetamist, Hormusi väina jõulist avamist ja majandusliku raevu kehtestamist. Ja ainus viis seda teha on rääkida Ameerika rahvale, mis tegelikult toimub ja öelda neile, et me tegelikult avasime Hormusi väina 8 aastaks, 1980-ndatel. See polnud ilus, aga me suutsime seda teha, eskortides tol ajal Kuveidi tankereid. Ja see võtaks iraanlastelt nende suurima mõjuvõimu allika. Ma lihtsalt ei tea, kas minu riigil on tõesti olemas tõeline strateegiline plaan, mida teha. Rääkides strateegilistest plaanidest ja sellest, mis edasi saab, ootan väga huviga sinu arvamust nende alternatiivsete strateegiate kohta käivate raportite kohta. CNN teatab, et CENTCOM otsib leidlikke või ebatraditsioonilisi viise Iraani karistamiseks. Mida sa arvad sellest pingutusest, sellest rahvahanke stiilis e-kirjast? Ilmselt kirjutas üks CENTCOMi luureohvitser selle kirja suurele grupile sõjaväeanalüütikuid. See on kindlasti kastist välja mõtlemine nii-öelda. Tead, ma loodan, et see ei jäta meeleheite muljet. Ma olin kuulnud, et nii CENTCOM kui ka iisraellased ei saanud isegi teada, et president oli rünnakud ära jätnud, enne kui nad lugesid tema Truth Sociali postitust. Nii et sellise korralduse andmine CENTCOMile, see ei tundu olevat nende pädevuses. Ma mõtlen, et nemad tegelevad sõjaliste eskalatsioonide ning strateegiliste ja taktikaliste eelistega. Nii et ma loodan, et on asju, mis toimuvad, millest ne ei tea, ja asju, mis toimuvad kulisside taga. Aga jällegi, kui te ei kavatse avada Hormusi väina, kui te ei kavatse aidata Iraani rahvast, kui te ei kavatse sanktsioone karmistada ja sulgeda marsruudid, mille kaudu iraanlased saavad naftat välja viia ja muud kaubavedu Kaspia mere kaudu ning muud sellist, see võib kesta väga kaua. Ja Iraan tunneb end väga kindlalt, et aeg töötab nende kasuks. Tõepoolest, tundub, et nad on endale veelgi rohkem aega ostnud. Iraanlased on selles väga osavad. Erik Mändel, otse Floridast, hindame alati sinu teadmisi. Suur tänu, et olid meiega saates.